Mina olen Kristiina, ma olen 22-aastane. Floras olen mänginud peaaegu 7,5 aastat ning enamasti kaitseliinis. Jalgpallitrenni jõudsin, kui olin 15 ja seda läbi kooli, kui meil olid koolidevahelised jalgpallivõistlused, kus mind siis kutsuti kaasa ning kuna ma seal sain suht vähe mängida, siis tahtsin kohe veel proovida, kuidas see mäng päriselt käib ja õppida rohkem. Et see võlus mind väga kiiresti ära. Kõige meeldejäävam hetk Flora särgis on minu jaoks meie esimene meistritiitel ja me kindlustasime selle mängus Pärnu JK vastu, kus ma siis lõin oma esimese meistriliiga värava. Kindlasti oleks minu sooviks olla niinimetatud profijalgpallur, kes siis teenib raha sellega, kes ei pea mõtlema ega keskenduma mitte millelegi muule ja saab ainult keskenduda jalgpallile, et saada paremaks ja et olla oma tiimile võimalikult kasulik. Ma arvan, minu tugevuseks on see minu sisu ja minu suur tahe teha tööd, saada paremaks, olla eeskujuks noortele, samuti ka teistele mängijatele ja väljakul tooksin välja võib-olla oma kaitsefaasi ja selle, et ma ei anna kunagi alla, ma soovin võita kõiki mänge. Minu roll naiskonnas on muutunud väga palju vastutusrikkamaks. Ma ise tunnen, et minu käitumine ja suhtumine on eeskujuks teistele mängijatele, et ma pean sellele väga palju rohkem tähelepanu pöörama, kui seda võib-olla varem olen teinud. Ja kindlasti ka väljakul olema see, keda jälgida ja keda siis nooremad saavad eeskujuks võtta. Superkariga mängus sain vigastada. Hetkel veel ei tea, kuidas olukord on. Pean veel tegema uuringuid ja vaatama, et kaua väljas olen. Naiskonnas on toimunud palju muutusi. Samuti on meid kimbutanud isolatsioonid ning kindlasti see kõik on jätnud oma jälje meie ettevalmistusele. Kuid ma usun, et nende asjade taha me ei saa pugeda ja peame ikkagi väljakul andma endast maksimumi ja ma usun, et kõik mängijad on valmis andma endast maksimumi, et mängida hästi, et lüüa väravaid, et kaitsta väravaid ja et võtta need võidud. Ma usun, et see hooaeg on liiga kindlasti veidi ühtlasem kui varasemalt, kuid eks hooaeg näitab, kuidas siin keskel ja lõpupoole minema hakkab. Superkarikas saadud kaotus kindlasti ei langeta kellegi motivatsiooni. Ma usun, et pigem just vastupidi. See mäng ajaksi vastu on meile hea võimalus leida platsil üles omavaheline koostöö ja tunnetus, et me suudaksime välja mängida oma momendid ja lüüa väravaid ja võita.